Hei, hei! Tere tulemast taas kord kohvipausile. Mul on väga hea meel siin olla. Jätkuvalt toimuvad kohvipausid Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki grupis. Kuid ei tasu sellest grupi nimest niivõrd palju võib-olla heituda, sest siin ei ole ainult virtuaalsed assistendid. Siin on väga ägedad ettevõtjad, kes otsivad virtuaalassistentide abi või virtuaalsete partnerite abi. Siin grupis on inimesed, kes alles tutvuvad sellise ametiga nagu virtuaalne assistent ja soovivad leida lisatööd. Ehk siis see on selline ühendamise koht, kus lihtsalt on väga palju ägedaid inimesi. Meie grupp on paisunud päris suureks. Seda on ainult rõõm ja seda rohkem ma loodan, et siit grupist leitakse koostöökohti. Mina olen Õnnela Seinamets ja toimetan jätkuvalt assistendikooliga ja assistendikooli puhul mulle meeldib mõelda, et me oleme sild virtuaalassistentide ja ettevõtjate vahel, kes siis vajaksid võib-olla sellist väikest abi. Et ühelt poolt me siis koolitame virtuaalseid assistente ehk siis neid inimesi, kes soovivad lisatööd leida või siis teha karjäärimuutust ning validagi selline paindlik amet ja teisest küljest me informeerime ja koolitame koolitajaid, et nad teaksid, et on olemas võimalus saada paindlikku abi, ilma et sa peaksid siis päriselt täiskohaga töötajad palkama. Ja tänane teema on ka suunatud ettevõtjatele, nii nagu ka paar viimast teemat on olnud, aga ma tunnen, et ei tohi jätta ettevõtjaid ka siis tahaplaanile, et tuleb neid harida. Ja siia alguses ma kohe küsin su käest, et kas sinul on ka olnud selliseid päevi, kus sa istud oma kontorilaua taha või kus iganes sa oma ettevõtlusega parasjagu tegutsed, sa muudkui terve päeva teed midagi, aga õhtul mõtled, et mis ma siis nagu päriselt ära tegin. Muudkui on meil kogu aeg tegevus, aga justkui midagi suurt või olulist ei olegi teinud. Me oleme pisiasju teinud, vastanud e-kirjadele, otsinud internetist võib-olla mingisugust infot, parandanud võib-olla mingit dokumente, mingeid faile, saatnud võib-olla kliendile infot ülevaatamiseks, täitnud oma kalendrit ja võib-olla isegi oleme jõudnud mõne postituse sisu valmis teha või vähemalt ma mõtlen, et ma peaks tegema. Siis need asjad justkui ei ole üldsegi ju suured, need on päris väiksed asjad. Mina ausalt tunnistan, et minul on päris tihti neid päevi, kus ma justkui terve päev midagi teen, aga suures pildis nagu tundub, et see ei olegi mitte midagi. Aga kui neid väikeseid asju kogunebki päeva jooksul päris palju, siis tegelikult need justkui ei ole enam väikesed. Nad võtavad meilt hästi palju tähelepanu, meie keskendumine katkestub ja kogu aeg meie mõtted töötavad, me hoiame kogu aeg midagi meeles. Et näiteks minul on päris tihti olnud sedasi, et ma teen terve päev tööd, või juba tahaks teha jutumärgid, et teen nagu tööd ja öösel magama minnes siis sellised mõtted käivad selle töö ümber, see on vaja meeles pidada, seda võiks edasi teha, seda võiks teistmoodi teha ja selle ma pean ka meelde jätma, et võiks kirja panna. Ja mina täiesti olen mitmel korral öösel tõusnud ülesse, öelnud kõva häälega, et palun lõpetage see mõtete paabel minu peas, ma tahan lihtsalt magada. Ja see ongi tegelikult sellest tingitud, et meil on nii palju väikeseid asju, mida meeles pidada. Ettevõtluses on hästi levinud see, et me räägime kasvust, me räägime sellest, et tuleb nähtav olla, me räägime sellest, et tuleb uusi pakkumisi teha ja mida suuremad eesmärgid, mida suuremad järgmised tasemed, seda ägedamad me justkui oleme. Need on olulised teemad, aga kui me päriselt vaatame sinna ettevõtluse sisse, siis see igapäeva ettevõtlus on hoopis palju väiksematest ja palju tavalisematest asjadest koosnev. Kas meil on kirjad õigel ajal saadetud, kas kõik kliendid on infot saanud, kas minu arved on raamatupidajani jõudnud, kas need lingid toimivad,
kas mul on kõik failid olemas, kas ma saan need postitused üles pandud, kas mul on need üldse filmitud, et ja kas on mul kõik asjad meeles, mida ma pean meeles hoidma. Ja need ei tundugi tegelikult ju esmapilgul justkui tähtsad. Ja tihti on ju niimoodi, et kui asjad on kõik korras, ega me siis ei märkagi neid. Aga nii kui kuskilt hakkab midagi logisema, siis me saame kohe sellest aru. Kui tuleb üks kiri kliendilt, et midagi ei toimi, kui mingid lingid ei toimi, kui mingid postitused jäävad tegemata, kui mingid kujundused ei ole nii, nagu on vaja, siis me kohe tegelikult märkame seda. Ja no, mis kõige hullem on ka veel see, et kui mingid tähtajad laseme mööda või siis näiteks kui kutsutakse esinema, siis sa ei saada seda koostööpartnerile vajalikku infot õigel ajal. Et samas see meil võtab võib-olla 3 minutit. Aga lihtsalt need 3 minutit ei mahu kuidagi sinu päeva sisse, sest neid 3-minutilisi asju võib olla päevas 10 tükki, rohkemgi. Igaüks on eri kohas, ma pean olema siin kontoris, ma pean olema kuskil teenindussaalis, ma pean olema kuskil objektil, mis iganes kohas. Ja siis kogu aeg meil ongi selline tunne, et me muudkui teeme, meil on nii palju teha, et see tegemiste rida ei lõppegi. Ja pigem on just see tunne, et kõik see kasvab. Ja see ongi see probleem, et me väikeste ettevõtjatena hästi tihti üksinda oleme see juht, spetsialist, kliendi tugi, turundaja ja nii edasi ja nii edasi. Ja see lõpuks on ikkagi selline pudelikaela koht. Alguses on täiesti normaalne, et kui me alustame, me tegutseme iseseisvalt, sest ma teen mingeid asju kiiremini, sest mul on teada, mida ma tahan teha ja ma teen need ära. Aga ühel hetkel sul lihtsalt ei ole enam seda võimekust, sest siis sa oledki 24/7 rakkes. Ja kui need mõneminutilised asjad muudkui korduvad, siis ongi see, et ühel hetkel on päevas meil neid korduvaid asju meeletult palju. Ja see ei ole ju ka sellest, kuidas sa neid ülesandeid teed, vaid iga pooleli olev asi on ikkagi see, et mu mõte jääb lahtiseks. Ma pean seda peas hoidma, kui mul jääb mingi asi pooleli. Ehk et ma pean meelde tuletama, et see saaks tehtud. Ja need lahtised otsad, mis meil on, need ei kao kuskile, nad võtavad meeletult palju meil seda ajuressurssi. Ja ma olengi siis nagu siukses ajuudus, et ma ei tea, kus ma olema pean, kas need on tehtud või ei ole. Ja seesama iga ümber lülitamine ühelt töölt teisele, see on tegelikult päris kulukas. Kui me keskendume ühele asjale ja siis me hüppame teise ülesande juurde, siis tegelikult läheb uuesti aega, et ma saaksin selle esimese asja juurde tagasi tulla ja keskenduda. Ja see ei ole niimoodi, et minut ja ma olen kohal. Tegelikult võib see võtta ikkagi mõnikümmend minut, 15, 10, 20 minutit. Ja kui neid ümber lülitamise päeva jooksul on mitmeid, siis tegelikult lõppkokkuvõttes on meil päris mitme tunni jagu hajutatud tähelepanu. Ja see mõte, et kiirem on ise ära teha. Jah, ma olen nõus. Ma ka tihti mõtlen, et ma teen kiiremini ise ära kui see, et ma annan assistendile info edasi. Aga see toimibki ainult sellises lühikeses plaanis. Pikas perspektiivis sa hakkad ise endale jalga astuma, sest sa ei jõua tegeleda ikkagi strateegiliste asjadega. Ja miks ka veel ei taheta edasi anda neid asju, see ongi see, et sa pead nagu korduvalt seletama. Sa pead mingid juhised andma ja kui veel ei ole tulemus selline, nagu mina tahaksin, siis see tekitab natukene trotsi. Aga hoolimata sellest on ikkagi mõistlik mingil hetkel kaasata abi. Kas siis virtuaalset assistenti või ükskõik mingit muud virtuaalset partnerit, kes tuleks ja aitaks sind mingi teatud lõigu puhul. Ja see ei pea olema suur asi, mida sa tahad ära anda. See võibki alata just nendest samast väikestest korduvatest ülesannetest, kus sa oma aega kulutad 2 minutit, 3 minutit, 5 minutit.
no näiteks seesamagi, et võtad seesama postkasti ülevaate, see kirjade sorteerimise, see on nagu nii levinud asi, mida saab nagu üle anda. muidugi võib öelda, et täna ai tuleb ja ongi mul tehtud. no päris nii ikkagi ei ole, et siin ikka käib turvalisus ka. postituste ettevalmistamine, ajastamine, jällegi koht, mille sa saad tegelikult ära anda. kui sul on koolitused, siis registreerunute info haldamine, väga hea koht. et need ei paista tegelikult sellised suured asjad ja sinu jaoks ongi, ah see on nii väike asi, ma teen ise. aga kui sa pead kogu aeg nende peale mõtlema, siis sinu see aju on kinni ja sa ei suudagi mõelda suuremalt, strateegilisemalt, kust ma leian uued kliendid, mis on see uus toode, mida ma tahan arendada. ma olen ammu mõelnud, et ma tahan teha seda, teist ja kolmandat, aga lihtsalt pole aega olnud. ja tegelikult see tähendab suuresti ka mõtteviisi muutust. et me kipume mõtlema, et delegeerimine tähendab suurte asjade äraandmist. ma olen korduvalt öelnud, ei tähenda, see ei pea olema suur projekt, sa saad alustada väikselt. ja kui sa hakkadki väikselt tegema, siis sa näed, kui hea tunne see on, kui sul vabaneb see aeg, et sa ei pea muretsema, sa annad selle vastutuse ära. sa saadki tegeleda päriselt nende juhtimiste asjadega. ja siin ongi tegelikult lihtne alustada. vaata oma viimast töönädalat. mitte niimoodi, et sa võtad üldiselt, kuidas mu töönädal on olnud, vaid päriselt päevahaaval hakka vaatama, pane kirja oma korduvad tegevused, mõõda oma aega, mida sa teed erinevate tegevuste jaoks. ja siis sa tegelikult näedki, mitu korda see 5 minutit tuli sul nädala jooksul. palju sellest lõpuks siis kokku tuleb? mis olid asjad, mis jäid venima seetõttu, et sa tegid neid 5 minuti asju? ja millised asjad segasid keskendumist? kirjuta need asjad ülesse ja siis sa vaatad neile otsa ja saadki aru, et oot-oot, midagi on kuskil nihu. ma olen täiesti kindel, et sa saad aru, et midagi on kuskil nihu. Sest nii palju väikeste asjadega tegelemiseks ei pea olema ühe ettevõtte juhi igapäevategevus. vaid ikkagi pigem see, et sina juhid seda suurt traktorit, ma tahaks öelda nüüd juba. ja teised assistendid, abilised aitavad sul seal kõrvalt teha. aga selleks, et sa saaksid ka päriselt praktiliselt seda ära teha, siis ma olen pikalt mõelnud, et seesama ettevõtjate teema on mind kõnetanud ja tundub täiesti loogiline, et assistendikool aitabki ettevõtjaid siin harida. ja ma otsustasin, et ma teen juhi fookuse väljakutse, ehk siis see toimub 13. kuni 17. juulini. nii et ettevõtja, kes sa tunned, et tahaks nagu katsetada ja päriselt otsa vaadata, mis mul seal ettevõttes toimub, siis oled julgelt oodatud liituma. see on tasuta väljakutse. ehk siis 4 päeval tuleb meili peale sulle ülesanne koos videoga ja sa saad seda teha siis, kui sulle sobib. ja reedel 17. võtame korraks siis kokku Zoomis laivis ja vaatame nendele asjadele otsa, mis teil on seal olnud, vastan küsimustele. ja mine tea, äkki see on see koht, kus sa taipad, et ma teen sügiseks oma asjad nii korda, et ma saan päriselt kaasata enda abilise ja ma saan päriselt hakata siis oma strateegiatega tegelema, et ettevõtet kasvatada. Sest mina ei usu, et me oleme loonud ettevõtted selleks, et 24/7 rakkes olla ja isegi mitte puhkust võtta. et ma arvan ikkagi, et me oleme mõelnud ettevõtte puhul seda, et me saame siis ikkagi paindlikud olla. aga paraku üksinda paindlik olla ei saa. mina tänan siinkohal oma imelisi assistente, kelleta ma täna ilmselt toime ei tuleks, sest on asju, mida mina isegi ei tea, mida nad teevad, sest ma ei ole pidanud sinna süvenema. meil on olemas küll SOP-d ja juhised, nii et tervitused Kaja Suvistele ja Liisa Mürgimäele. et nad on väga vajalikud osad assistendikoolist, nii et mõtle sina ka, et kui oleks sul tiimist nii ägedad inimesed, kellele sa saad vastutust jagada, siis mis siis niimoodi viga elada. aga tule siis juhi fookuse väljakutsele ja vaata sinna karmi maailma otsa, mis on need asjad, millega sa päriselt tegeled ja mis su aega röövivad. mõnusat esmaspäeva ja jaga kommentaarid oma muljeid. Tšau!